Tere kallid fännid, käes on 4. juuni, hommik Huugajaga saade on tagasi, järjekorranumbriga 22. Mul on äärmiselt hea meel teile teatada, et teie ees on siis 1080p Huugaja praegu. Kindlasti küsite, et miks siis? Nimelt siis sain ühe kirja Taneli nimeliselt poisilt, kes kirjutas mulle, et kas sa teed ägedat asja ja värki, aga mind nii nagu häirib, et sul nagu nii sitt kvaliteet on, et kas ma saan sind nagu kuidagi toetada. Mille peale mina ütlesin, et kuule, et ma ei tea, ma jahusin mingisugusest veebikaamerast nagu veits aega tagasi, et ma ei tea, vaata. Ja asi lõppes sellega, et päeva pärast ta oli selle tellimuse ära teinud, ütles, et aga mine siis järgi. Nii et suur aitäh sulle, Tanel. Ma loodan, et sulle piisab minu siirast, soojast, aitähist. Selles mõttes, kui ma kunagi nagu sitaks plekki teenin selle YouTube asjaga, ma ei tea, mingi meidit sitaks olen, siis me lähme Haapsalu Vabaõhumuuseumisse või midagi. Nii et jah, suur aitäh sulle, Tanel. Tänu sulle on äärmiselt õnnelikud kõik inimesed, kes seda saadet meil jälgivad, sellepärast, et nüüd on mul mikker, mul on statiiv selle veebika jaoks ja mul on veebikas, mis teeb korralikku pilti, nii et ma ei näe nagu ühtegi põhjust praegu, miks ma ei peaks olema järgmine Marti Allik või Kappa Baby või kes iganes. Marti Allikust rääkides, me saame Marti Allikuga homme tegelikult kokku, arutame mingisuguseid siukseid YouTube'i asju, aga kui me tõesti leiame mingisuguse siukse ühise videokeele, kuhu ma saan ka enda nagu input'i teha, siis minugi poolest mina teen hea meelega Marti Allikuga koostööd. Ja siis mida ma alguseks kohe veel lobisin, sorry selle vlogi värgi pärast, teiseks sellepärast, et see terve video oli must-valge, mille eest ma sain nagu pähe, teiseks sellepärast, et seal oli nii palju ropendamist ja kolmandaks sellepärast, et me oleme täiesti lambi vennad, jah. Hey, it's not that important. Calm down. Calm down. You don't need to do that shit. It's not that important. Okay? Vlog ei tulnud nii hästi välja, kui ma arvasin ja vlog arvatavasti ei tule enam üldse mitte kunagi, sest et ei ole mulle antud seda vlogi soont. Pole mitte midagi teha. Mõnel inimesel ei antud. Kui sa vaatad, kuidas rannaväljad ja need seal mõnusalt linnas nagu vlogivad täiesti nagu confident, no ma ei tea, meie ei oska niimoodi. Kui me just ei lähe nüüd kuskile ägedasse kohta, nagu oli see Schoolboy video. Aga alustame uudistega. Minu esimene uudis tuleb samast Rakverest. Uudis on siis nimelt selline, et Grillers on maailma parim burger. Seda ei ütle ainult mina, vaid seda ütleb tegelikult ka Mihkel Raud. Eesti konkurentsitult parim burger elab Rakveres. Kraam on siin nii hea, et regulaarselt Tallinnast või ükskõik kust spetsiaalselt kohale sõita. Ma olen Grilleris käinud 2 korda ning mõlemal juhul on stiilselt disainitud ruum paksult ameeriklasi täis. Kindel märk heast burgerist. Jah. Et jah, nagu aru saate, teen siin natukene burgeri propagandat, aga täiesti nagu legit selles mõttes reaalselt minge käige, kui te Rakveresse satute. Ja kes üldse nagu jääb nüüd mõtlema, et aga mis särk see üldse on niimoodi Grillersi logo peal? See on meie Rahvaliiga satsi särk, klubi särk. Me mängime jalgpalli selle särkiga, vaata. Minul siin siuke number on ka mul seal taga ja siis niimoodi me seal mängime. Nii palju siis reklaamist. Siis äkki mäletate seda videot, kus ma näitasin teile seda Ronaldo skulptuuri, mis üks artist oli teinud suhteliselt sitalt, aga no oli teinud. Ja tehti siis temast siuke kuju, mis ütleks, mina ei ole küll nüüd mingisugune kuju spetsialist, aga minu arust on see suht sitasti tehtud. Igatahes sama skulptor mõtles, et aha, et kui ma siis Ronaldo nagu nii persse keerasin, äkki peil tuleb paremini. Ja ei tulnud peil paremini. Sest et siin minust pildil näeb peil välja nagu kuradi homo erectus. See nüüd ei ole mingi homofoobne slür minu poolt, et homo erectus siis nagu inimene nagu ahvist arenenud. Kuigi Gareth Bale on veits ahvina, aga nagu nothing racist, aga... Ma viimane kord ütlesin seda, aga ma loodan, et see skulptor nüüd lõpetab äkki ära need, et võib-olla valib mingi muu ala, et äkki läheb Tivoli tuuri näiteks õuduste tuppa neid kujusid tegema, sest need on päris õudsed kujud. Ja. Siis minust selle nädala videosoovitus on jälle Gordon Ramsayst, nimelt siis sellel nädalal ta siis tehti võrdlusvideo, kuidas Gordon Ramsay siis käitub lastega ja kuidas ta käitub täiskasvanud inimestega. What happened? Don't worry, look. I'm here to help you. Please don't get upset. Hey, don't worry. Listen. Fuck off. Get out! I have 3 daughters, Holly, Megan, Matilda. And they always cry in the kitchen, but they cry with laughter, so I'm not leaving till you laugh. Good luck. You. Fuck off out of here. Me? Get out. Hey, excuse me, madam. Fuck me. How about fuck you? Et soovitan vaadata, kõik lingid on down there. Siis sellel nädalal oli meil siis Donald Trumpi ja Pariisi kliimalepet puudutav teema, siis päris kuum teema, kliimalepe. Jah, ma lähen ise.
nimelt siis USA president Donald Trump teatas, et kavatseb välja astuda siis Pariisi kliimaleppest. Pariisi kliimaleppe siis niimoodi üldiselt sums up on siis selline asi, et pannakse paika mingisugused piirid, mingisugused reeglid, millest ei tohiks nagu üle minna. Seda, siuke keskkonnateema lihtsalt, et ei oleks jälle, et ei läheks asi lappene. Sellepärast, et meil on vaja siin maailmas, et selles mõttes, et meil võib-olla ei ole siin maailmas vaja veel 100 aastat elada, aga meie lastel on vaja siin veel elada ja võiks nagu selle planeedi jätta niimoodi, nagu meie ta kätte saime. See sai meedialt väga palju vastukaja. Siin võtsid sõna igasugused kavernerid, värgid, särid, kes astusid siis Trumpile vastu. Trumpil loomulikult on täiesti pohhu ja ta arvatavasti astub sealt niikuinii välja ja keerab selle Ameerika veel rohkem persse. Kõrvaltvaatajana siin Eestis on tegelikult täitsa tore vaadata, mis seal USA's toimub, sest see on ikka nagu korralik lape. Aga meil ei ole mitte midagi parata, me saame kiruda ainult neid inimesi, kes Trumpi valisid ja kahjuks on USA's neid inimesi nagu väga-väga palju. Aga me ei saa Trumpi fänne tegelikult süüdistada selles, et nad sellised on. Kujutage nüüd ette selline 18-aastane USA terp, kes on viimased 8 aastat, kui Obama on võimul olnud, kuulnud seda sitta oma isa käest, kes istub Bud Light diivani peal, et jumal küll, see maailm on ikka kõik nii perses ja see on kõik Obama süü. Ja kujutage nüüd ette, see 18-aastane kutt on nüüd valimisealine. Ta saab valida, tal on see õigus olemas ja nad on viimased 8 aastat kuulnud, kuidas on Obama ja demokraadid kõiges süüd ja absoluutselt iga asi, mis sinuga nagu juhtub, kui sa paned aias oma varbaga, paned reha otsa, saad sellega vasta kuradi lonti, siis thanks Obama jälle. Läheb nüüd tema valima ja muidu kelle ta valib? Loomulikult ta valib Trumpi. Ja selle kuti isa, kes seda kelbast on nagu tootnud viimased 8 aastat oma pojale ja peres teistele. Need inimesed kasvasid üles ajal, kui 5-liikmelise pere võisid sa ära toita mingisuguse tööga, kus sa päeval kaevad sitta ja õhtul aitad naabri autol õlifiltrit vahetada. Ja sa said ilusti oma 5-liikmelise perele, said katuse peale, toit laual, kõik oli timm. Ja selle sama teema kohta tegelikult võib isegi nagu Eesti ka siia sisse panna, et vaadake, ajad nüüd natukene muutuvad. Te peate kohanema uute reeglitega, uute tingimustega, te peate ise rohkem õppima, rohkem vaeva nägema. Sa ei ela enam ära selle 5-liikmelise perega, kui sa käid päeval seda sitta loopimas. Ma tahan seda vana riiki tagasi, seda vanat Eestit, ma igatsen meie õiget Eestit. Vaata, see õige Eesti enam ei tööta. See õige Eesti ei tööta enam niimoodi, et sa oled terve päeva, oled põllu peal, tuled koju tagasi, sööd kõhu täis, lähed magama, repeat nädal aega ja kuu lõpus saad ilusti kõik oma asjad ära makstud ja kõik on nagu timm ja korras. Ei, vaata, ei ole niimoodi. Erinevad ametid, mis sellele nii-öelda vanas riigis nagu relevant olid, ei ole isegi enam nagu olemas või on nad lihtsalt asendatud mingite robotitega. Ja nüüd USA juurde tagasi tulles, või tegelikult seda saab Eesti nagu, Eesti mõttes ka teha, et te võite Eesti mõttes ka seda täitsa mõelda. Et kõik need nii-öelda ohvrid, kes siin kiruvad igasuguseid erakondi ja mida iganes, et elu on nii paske, elu on nii halb ja vaesus ja mida iganes. Neil on pandud mitu aastat pähe see mindset, et keegi teine on süüdi, et sul plekki ei ole kuu lõpus, keegi teine on süüdi, et sul läks see kuradi job meeting putsi ja sul nagu ei ole tööd lihtsalt. Ja keegi teine on süüdi selles, et sul võeti töökoht ära, sest et mingisugune robot, mis on koodijupiga kirjutatud mingisuguse prillidega patsi poolt, on nüüd sinu töökoha ära võtnud. Mingi robot teeb seda sinust natukene kiiremini. Ja selles on ka keegi teine süüdi. Neil on pandud pähe see mindset, et nemad ei pea muutuma, nemad ei pea kohanema, nad ei pea õppima uusi asju. Aga kelle ohvrid need ikkagi on, need inimesed, kes mõtlevad niimoodi siis? Vaadake, need ohvrid ongi teiste inimeste ohvrid, kellel on normaalsed tööd, kes on vaeva näinud siin maailmas, kes on kohanenud ajaga, kes on õppinud omale kiiresti mingi muu asja, kes saavad siin ilusti hakkama. Kes saab aru, et siin riigis on kõik perses, nii et siin peab ise jalad persalt välja võtma ja midagi tegema, et sul korralik normaalne elu oleks. Sest ma saan täitsa aru, loomulikult ma saan aru, et need igasugused toetused on väiksed ja riik paneb endale siukseid summasid taskusse ja Tallinna abilinnapea teenib aastas mingisugune 100 tonni ja ma saan aru, et kõik on jumala persse. Aga siin ongi see olukord, et me oleme jõudnud sinna faasi, kus me peame ise nii palju nussima ja vaeva nägema enda eludega, et sellest teha mingisugune normaalne elu. Nii et jah, väike pep-talk teile kõigile huugajalt, et pange elu. Siis nädala tweet tuleb meil kasutajalt Ingreen, kes siis lastekaitsepäeval pani üks päris tabava ja mega rõvedat tweedi. Ilusat lastekaitsepäevaga kõigile neile eostamata lastele, kes oma eksistentsi mu kõhul, näol või suus lõpetasid. See on nagu to the max, lihtsalt ajab inimesed ketasse. Rõve sa oled. Et veits võib-olla on liiga, aga tee ennast. Aga sellega ma tänaseks lõpetan. Aitäh teile kõigile vaatamast. Loodan, et see video meeldis teile rohkem kui eelmine vlog, sest eelmises vlogis ma sain 10 dislike'i, mis mõjus mu egole nagu täielikult laastavalt. Sest et üks asi oli see, et ma nagu ei nutnud, aga mul läksid nagu kõht läheb õõnsaks ja nagu sa oled nagu midagi valesti teinud, nii et
kui sul on nagu südant ja kui sa nagu raatsid, siis pane sellele videole üks like see nädal. Ja niimoodi neid like saadaksegi siis. Tirid inimesi emotsionaalselt nagu nii madalale, et sa lihtsalt võid teda nagu lüüa. Ja nagu mina praegu tegin, ma lihtsalt lõingi teid selle lausega, et palun pange like, et siuke mind games, et sa kindlasti paned like'i juba ära, nii et minu võit vaata. Aga aitäh teile kõigile vaatamast, kohtume järgmisel nädalal ja huugamiseni.